tere! Teie ka kaevikus. Olen Oliver. Tervist! Minu nimi on Hugo Noormets. Tervist ka minu poolt. Minu nimi on Erik. Kadett Soome maakaitsekõrgkoolis. Olen tegevväelane Scouts-pataljonis, tegevliige Kaitseliidus Lääne-Malevas Lihula üksikkompaniis. Olles praegu ajateenija Ämarys staabiside pataljonis. Nagu näete, siis digilaik on mu Soome oma, aga esindama siin Eesti riiki ja tulevikus saab minust Eesti ohvitser. Nagu teie noorhärrad, kes te seal saalis istute, siis ka mina olin kunagi noorutkas. Aasta oli siis 2011, kui oli minu esimene koondus Mustade tiigrite rühmas. Ja endine noorkotkas. Noorkotkaks ma sain 4. klassis, kui üks õpetaja tuli minu juurde ja ütles, et nüüd teeme siin samal seina najal ühe pildi ja sinust saab noorkotkas. Olen olnud noorkotkas 10,5 aastat. See algas minu jaoks 2014. aastal, kui ma liitusin valgete kotkaste rühmaga ning siiamaani on olnud üks elu parimaid otsuseid. Ja rääkimata sellest, et kotkaste aeg andis mulle väga palju oskusi, siis kõige tähtsamaks ma pean enda jaoks mälestusi. Erksamad mälestused on 2021 minijärnevõit ja isiklikest mälestustest võitudest siis esimese järgu kaitsmine ja mägramatka korraldamine. Kõige suuremad saavutused noorkotkastega on mul olnud siis, ütleks, et täitsa alguses ja täitsa lõpus. Et täitsa alguses oli kõik see mulle väga uus ja põnev ja kõik sellised rännakud ja patrullvõistlused olid minu jaoks väga suured saavutused. Ja siis lõpus 2021 aastal võitsime koos tiimiga mini-Erna võistluse ja sellest kohe järgmine suvi tänutäheks kutsuti meid Suurbritanniasse, kus me saime siis teha kohalike üksustega ja noorkotkastega koostööd ja saime näha, kuidas nemad opereerivad ja kuidas nemad asja teevad ja see kõik oli väga põnev. Rääkisin natukene oskustest. Oskused, mis ma kotkastes omandasid, on põhjus, miks ma olen praegu siin ja saan teha asja, mida ma armastan. Kotkastes ma omandasin kaardi lugemise, rivisammu, relva käsitlemise ja laskmise. Ja siis, kui ma läksin ajateenistusse, siis seal on sõduri baaskursus, kus kõiki need asju õpetatakse. Aga kuna mul oli need varasemalt omandatud, siis jäin igal pool positiivselt silma. Ma olen saanud nii palju ägedaid oskusi ja kogemusi sellest teekonnast kaasa, mida ma saan siiamaani kasutada oma igapäevaelus ning muudes eluvaldkondades. Matkatarkused, vaimne võimekus, füüsiline võimekus, vastupidavus. Saan ma neid oskusid kasutada, et juhtida oma meeskonda, et aidata neil toime tulla ja iseendal samuti väga stressirikkates olukordades, kus ilma nende oskusteta oleks pea võimatu hakkama saada. Ja selle tõttu sain ma juhiks, selle tõttu läksin ma maakaitsekõrgkooli ja selle tõttu saab minust ohvitser. Eelmise aasta veebruaris kuni siis eelmise aasta augustini olin ma missioonil Iraagis operatsioon Inherent Resolve, mis siis on olnud üks minu kõige vägevamaid asju, mis ma teinud olen. Siiamaani on mul vahepeal tunne, et tahaks väga tagasi minna, kuigi sellest on juba peaaegu aasta aega möödas, kui ma tagasi tulin, aga ikkagi väga lahe oli ja väga selline ainulaadne kogemus käia veel sellises riigis ka, mis on täiesti teistsugune ja toimib täiesti teistmoodi kui meie riik. Ja seal veel teha seda tööd, mis mulle väga meeldib. Nii et see on tõesti olnud väga lahe. Mida ma soovin teile on see, et te oleksite sama ägedad edasi, nagu olete praegu. Et te teeksite väga palju tegevusi niimoodi, et te küsite endalt, miks te teete neid tegevusi ning kuidas te võiksite teha neid paremini. Ning kindlasti olge uhked selle üle, kes te olete ning mida te teete, kuna noorkotkaks olemine ei ole mitte ainult uhkus teistele, endast vanematele kui ka noortematele, kuid ka iseendale. Teile noorkotkad,
ma soovin, et te tahaksite ebamugavaid olukordi ja olukorrad, mis ongi võib-olla nõmedad, mis tunduvad väga rasked. Seepärast, et sellised olukorrad on need, mis just meid inimesena vorbivad ja siis nii-öelda tuleviku vundamendi teevad, sest iga ebamugavus on tegelikult hea asi. Sellest saab midagi õppida ja siis saab edasi minna. Soovin teile head pidupäeva ja Teie olete tuleviku tegijad. Hoidke ikka Eestit oma südames. Hoidke Eestit ka tulevikus. Hoidke lippu kõrgel. Jõudu ja jaksu teile tuleviku tegemistes. Isamaa auks, alati valmis. elagu Eesti! Alati valmis Eesti eest. Aitäh!